See on 32-tolline Finluxi kaugnägija ehk televiisor. Kui nüüd vaatate, mis aasta sellel korral hankinud olen, siis unustage ära. 40-tolline telekas oleks koju liiga suur, 27-tolline oleks liiga väike. See siin ei karju sulle silma ja ei maksa palju. Kas olete märganud viimasel ajal on hakatud tegema kõveraid televiisoreid? Luban nüüd selle peale. Tänases videos ma ei kasuta mitte ühtegi korda sõna perse või raisk. Tänane koduelektroonika on nagu 40 aastat tagasi, kui ma käisin isaga poes ja üritasime leida mõnda joonlauda, mis oleks sirge. Saate aru? Pood oli kõveraid joonlaudu täis. See ei ole nali. Nalja tehakse täna näiteks vabariiklikul tasemel, Toompeal, ministeeriumites ja parteide tagatubades. Saab palju nalja. Nalja teevad kohalikud omavalitsused ja teatud ärimehed, kes innokalt seletavad 10 000 töökäte puudusest. Ning isegi kohtud on hakanud üha jõulisemalt nalja tegema ja nalja kehtestama, mille peale minul näiteks on pisar silmis, kuigi ma ei naera. Ja see on tõsi. See televiisor on tehtud Poolas ja see meile sobib. Vanasti oli Finlux Soome televiisor. Ma ei tea, kas Finluxi kaubamärgi omanikud on täna veel soomlased, kas nende peakorter on Soomes või on nagu tavaks saanud kõik müüdud. Eestis müüdavate televiisoritega on nagu pükstega. Lähed poodi, terved püksid maksavad seal 12,99 ja 19,99, ent need püksid, kuhu on tehases augud sisse rebitud, nende eest pead maksma 29,99. Teate, vigase kauba eest ma ei maksa. Miks peaks kõvera teleka eest maksma 500, 800 või näiteks 1000 euri? Hulluks läinud. See televiisor on HD valmiduses ja sellest tavakasutajale piisab täielikult. Unustage UHD telerid. Tegelikult ma ei soovita üldse televiisorit vaadata. Mis sealt siis tuleb? Suur komöödiaõhtu, sinu nägu kõlab tuttavalt, Eurovisioon, võimalik ainult Venemaal, Aktuaalne kaamera. No nende saadete vaatamiseks piisab tavalisest peldikupotist. Istu aga nõgusale potile ja vahet ei ole, kas tuleb eest või tagant. Tõmba vesi peale, korras. Nii et säästa oma ajusid. Noh, juhul, kui sul on olemas DVD-mängija või videomakk või mängukonsool, siis sellel telekal on olemas kõik sisendid arvutist HDMI-ni. Ja muuseas teleriga kaasas olevaid jalgu on võimalik ainult ühtemoodi kokku panna. Neid ei ole võimalik valesti alla panna.